majakeses olen. Minust äge majake, mulle nii meeldib, see on nagu mingi muinasjutu majakene. Mida ma mõtlesin? Ma tulen see teist korda veel, see on äge majak. Nii, ja siis mõtlesin ma, kui ma siin juba ägedas majakeses olen, et ma teen mõtiskluse kontekstipõhisest arusaamast asjadest. Et see Ian McGilchrist, kui ta näeb sellest paremasti osakust ajupoolest, üks tema argument või see, mis ta ütleb, on see, et vasak ajupoolkeel on hakanud muutma võimsamaks ja võimsamaks, ühiskond on läinud sinna suhtes nagu selles suunas nagu kreeni. Ja üks näide sellest huumorist saada enam aru, sest huumor on kontekstipõhine, eks ju. Ja ei saada enam aru, et mõnikord sõnad ei tähenda päris seda, mida nad tähendavad ka muid asju. Või tähendab hoopis midagi vastupidist. Hea näide, eks ju, et sa vaatad välja, kohutav paduvihm ja siis sa ütled rõõmsa näoga, oi kui ilus ilm täna on. See on selge, et see tähendab vastupidist, eks ju, tähendab, et ilm on väga halb. Või see, et sa ütled, oi kui palav on toas, eks ju. See tähendab seda, et on palav toas küll, aga see tähendab ka seda, et teisele inimesele jätada akna lahti, eks ju. Või see, et keegi saab kellegi veel hästi vihaseks, karjub, ma tapan su saadan ära, siis kontekstipõhine näitab, et kui tegemist ei ole mingi mõrvarite mingisuguse seltskonnaga, siis see tähendab, et ma tuli vihane, see ei tähenda, ma tapan su ära, eks. Et see on sellised kontekstipõhine mõtlemine. Ja üks oli see, et lennundus on see kontekstipõhine, on see, et kui need lennukite värk algas, reisilennukite värk, siis oli see väga selline elitaarne meelelahutus. Ja see tegelikult jätta rituaalid. Ja üks rituaal on see, et kuskil plaadiga siia mõni jooksen ja šampanjat, eks ju. Järgis üks asi on see, et taha järgis reisidest tahaks mõnikord võib-olla ei tahaks seda šampust juua. Ja teine on see, et tervitatakse selle ütlusega daamid ja härrad. Ja daamid ja härrad on puhas kontekstipõhine. Siis need sooideoloogid ei taha seda daamid ja härrad, sest ma ütlen, et hästi palju erinevaid sugusid ja kõik ei ole nagu naised ja mehed ja mida kõike kõik on, mis on esiteks absurdne, sest tegelikult on ainult kaks sugu, eks ju, ja isegi need, kes on, ütleme sellise vaimse häirega, tahavad olla teises roolis, nagu Buck Angel, kes ise ütleb, et on vaimne häire, ta tahab elada mehe rollis, kui tegelikult on naine, ja täiesti selgelt ütleb ära, et on naine. Jumal on normaalne inimene tegelikult, selles mõttes. Ta teadvustab, mis ta ei ole reaalsusega nagu raksus. Aga sellel on ka täiesti igasugune sooideoloogia väline asi. See väline asi on see, et see on rituaalne väljend, mis ei tähenda mitte midagi. Ja selles mõttes ei tähenda, et ma ei tea, kes palju reisib lennukiga, on kindlasti tähele pannud, et valdav enamik seltskonnast, kes lennukis on, ei ole ei daam ega härra. Siis tavalised lihtsad inimesed, enamasti on rahulikult kenad inimesed, mõnikord ka ebameeldivad inimesed. Aga daamid ja härrad nad kindlasti ei ole. Aga see on selline väljend, millega inimesed tervitatakse lennukis. Ja sellel puudub see muu tähendus kui see, et see on nagu osa lendamisest. See on ainuke tähendus, mis sellel väljendil on. Aga ja ma olen tähele pannud, et viimasel ajal mulle meeldib vaadata neid vlooge, kus inimesed reisivad, eriti kui reisivad nendes kõrgemates klassides. Ja seal on mõnikord kuulda, kuidas nad tervitavad, eks ju. Ja ma olen tähele pannud, et suured lennufirmad, kus mõnda aega taheti nagu see ära kaotada, siis on väiksed nagu hiilinud tagasi või osaliselt hiilinud tagasi. Aga ma käisin selle Air Balticuga tegema elu unistusteosks, et ma tahtsin ükskord lennata niimoodi, tulen sama lennukiga tagasi, eks ju. See oli nagu, ja siis ma otsisin hästi odava päeva, et lendasin 100 euroga hakkama saada, eks ju. Lendasin Tallinn, Riia, Stockholm, Riia, Tallinn. Ja esimesel 3 lennul seda daamid ja härrad ma kuskil ei kuulnud, see oleks inglise keeles ka, sest ei olnud eestlasi ei olnud. See oli see ladies and gentlemen, mida ma ei kuulnud. Ja kõik läksid siukse prantsatusega maha, üks isegi päris koleda prantsatusega. Ja siis viimane lend, mis oli Riia Tallinn, ma kuulsin seda. Ta ütles, see piloot ütles, kes seal tervitas. Ja see läks nagu puhtalt sellise, nagu kutsutakse seda võimaandumiseks, täiesti selgelt, hästi puhtalt, pehmelt läks maa. See on kurat, näed. Jumal tahab, et sa ütleksid daamid ja härrad. Vaata, see on see, et miks seda kontekstipõhist mõtlemist enam ei ole, sellepärast, et inimesed ei saa. Ja mina olen tähele pannud viimase 10-20 aasta jooksul, et inimesed saavad naljast aru, et see on nagu nalja. Ja siis inimesed võtavad see nagu ei saa aru. Ei saa aru. Ja kontekstipõhine mõtlemine ka kadunud ära näiteks ka tegelikult ju sümbolite maailmas on ka, et vanasti käisid restoranis, eks ju,
kelner või ettekandja pidanud kunagi su käest küsima, kas te olete lõpetanud toidu söömise, mitte kunagi ei ole vaja seda küsida. Ja miks ei ole vaja küsida, selleks oli sümbolite keel. Et kui sa panid noa ja kahvli, eks ju, taldrikul kõrvuti, isegi kui sul oli toitu alles palju, siis sa olid lõpetanud ja see viidi ära. Ja ma mäletan, mu ema läks kunagi, ta käis kunagi reisimas ja kogemata tegi vea, pani niimoodi. Pärast oli nii häbi tagasi küsida. Ma tänapäeval inimesed, tänapäeval läheb naerma, eks, sellest tänapäeval küsitakse, küsima, kas te olete lõpetanud, eks ju. Et sest ta nagu ei saa aru sellest keelest, aga samas, kui sa ei ole lõpetanud, sa paned risti, eks ju. Kui sul on nuga kahvel on risti kaldrikul, siis sa ei ole lõpetanud. Kui sul on kõrvuti paralleelselt, siis oled lõpetanud. Ja tegelikult ma ei saa need kelnerid ettekandjad süüdistada, sest nad teenindavad teatavaid, kes ei ole daamid ja härrad, eks ju, sest nemad ei kasuta sümbolite keelt. Ja nemad panevadki, see tüüp panebki kuidagi suvaliselt kuidagi ristini või lihtsalt viskab kuskile taldrikule ja ta on lõpetanud ja siis ta imestab, miks sealt taldrikult ära ei viida. Aga sellepärast, et ta ei pane õiges keeles. Ja see ei ole kelnerite ettekandjad süüad, neil on inimesed, aga see tähendabki jah, et daamid ja härrad on selline tegelikult muutunud selliseks väljendiks, et enam ei kehti. Ma loodan kunagi kauglendude saada ka sinna päris, mis on see osa, kõigil lennukitel ei ole, aga suurtel tegijatel on ka see natuke väikese esimene klass, kus on selline, see tehakse selline kogemus, nagu läksid mingil, ma ei tea, kuninglikus palees ja valitsuse vastuvõtul suurel dineel, eks ju. Ja siis enne peab etiketiraamatu läbi lugema. Ja mina mõtlesin, et ma loen muidugi läbi, täpsustan asjad ära, kuidas need asjad seal käivad ja mis seal toimub. Aga kui ma eksin, siis mul ei ole häbi küsida ka, et stewardid või stewardessid volandagi, et millise kohvli ma peaksin nüüd seda sööma. Et mitte eksida, jah. Aga jah, ma näen tegelikult restoranides tehakse vigu, palju tehakse vigu. Ja siis ei saa süüdistada kelnerit ettekandjat, kui ta küsib, sellepärast, et ta on harjunud, et enamik teeb neid vigu. Ja asjad muutuvad. Või kui on lennukis mõnikord seal, kui on need kaugitta, need lennukid, mis lähevad kaugitta, eks ju, siis on ju need läänekombed ja idakombed korraga, et sa võid osa ainest teha selle lääne järgi, osa ida järgi, siis on need söögipulgad ka laual ja kuidas need on pandud veel ja see on veel, siis on topelt, kui tuleb kõik mõelda, topelt. Aga olgu, ma rohkem ei jaura, aga ma olen kuradi, ma õnnelik, siin on nii armas majak, ma tahaks elama jääda, jah, kas ma tohiksin siia eluks saaks elama jääda. Ma benžipet redelis nüüd alla ei tee, aga ma siin mul ei ole seda köid küljes, makatorn, kui see oleks köis. Vaat kui on Hongkongi, üks põhjus meil Hongkongile on see, ka ma teadsin, et niipea kui ma Hongkongi lähen, ma nagu panen madalast stardis sinna Sheongwani sinna sadamasse, et Makaosse sõita, eks ju. Sest ma tahaks sealt tornist uuesti minna. Ja ma püsin klient ka, ma hakkasin odavalt ka saama. Nii et ja ma mõtlesin, et kurat, et minna nagu nädalaks Hongkongi, siis tormata Sheongwani, eks sealt Makaosse, siis hüpata tornist alla, siis tagasi Hongkongi, siis selle Finnairiga tagasi turistiklassis kõik. See on väga kurnav. Aga lõbus oleks kindlasti olnud. Aga ma teen seda pisut hiljem. Aga rohkem ma ei jaura. Aitab!